Tartu, Estonia. We are in the second reading room of Tartu University Library, which is at the moment closed for restoration works. We are 19 readers from Tartu University and Tartu City Libraries, students and professors of Greek and of literature from Tartu University, and our reading is organized by Tartu University Library and Tartu, the UNESCO City of Literature. We are going to read the 5th book of the Odyssey, in which the gods finally decide to allow Ulysses to return home, where he builds his raft and starts sailing and, alas, swimming towards his home in Italy. The reading will be in Estonian and ancient Greek. In Tartu, ancient languages are taught in the Department of Classical Philology and several gymnasia. The tradition of ancient Greek culture is also studied at the research department of University Library. Eos tekletheon paragaudiitonoio, orn hin aatanatoisi foos feroiede protoisi, hoide teoi to konde katitsanam entaratoisi, Zeus hypsipremetees utekratas estimegiston. Kaunit Itoonase voodilt jo eos üles ärkas ja kerkis, valgust et tuua nii taevaste kui surelikegi sooli. Taas olümplased nüüd tulid nõutlema, keskel neil istus kõrge kõuenet Zeus, muist kõigist võimsuselt kangem. Ning Ateena siis rääkis Odysseuse vaevadest rohkeist. Suurt muret tundes, et ikka veel Haldia juures ta viibib. O isad Zeus ning kõikigi õndsate taevased teised, ärgu küll iialgi nüüd enam lahke ja armulikku olgu ainuski vürst, kel valduse sau, vaid kõik ära heitku õiglus ja headusta ning ülekohtuselt vaevaku rahvast, kui enam keegi ei pea nüüd meeles üllast Odysseust rahva sellegi seas, keda hoidis ta kui isa poegi. Nüüd häda kannatan palju, ta kurtlemas kaugel on saarel haiges Kalipso koopas, kus too teda võimuga hoiab, ning veel ikka ei saa tema sealt kodu kallile maale. Et pole kaaslasi tal ega palju aeruseid laevu, et ära sealt sõita ta võiks mere määratult urjal. Nüüd kosijaid, aga nõuks on tappa ka poeg tema armas. Teel kodumaale, sest sõitnud ta on Püha Püülose linna ning ka kuulsasse Spartasse, et isast otsida teateid. Kostiselt talle ja ütles, nii pilmasid kuhjal proliin. Mis sõna nüüd minu laps üle lipsas su hammaste aiast? Kas pole enda sa vaimus ja arvan ja otsuseks teinud, et tasub kõigile kätte nüüd pea koju jõudes Odysseus? Hoiagi siis osavasti saa, sest seda võib Telemahkost, et tuleks retkilt neil kodumaale ta täiesti tervelt. Peigmehed end koju pöörduksid tühjalt ja suutmata miskit. Telemahon te sypempson epistamenos tynasaikai, poskema laskeetees en patrida kaian kikeetai. Neste reesten nei valimpredes apone ontai. Ütles see nii, sõnas siis poja armsada Hermese vastu. Hermes, sa kes oled olnud ju ikka mu käskude kandja, kauni lokine nüüd sinult kuulgunud kindlast me otsust.